Tere laupäeva õhtupoolikut, head inimesed. Tänane Eesti Kultuuriseltside ühenduse selline veebiseminar või veebikohtumine on ajendatud peagi kätte tulevast emakeelepäevast. Ja, ja Eesti Kultuuriseltside ühendus ja meie liikmed ikka kergelt muret selle emakeele pärast tunnevad või mõned isegi emakeelt kaitsevad meie liikmesseltsidest. Ja seetõttu, ja eriti praegusel keerulisel ajal, seetõttu on emakeelest ka siin rääkimine väga paslik. Ja meil esimene külaline, kellega kohe saame rääkida, on keeleekspert Helena Metslang. Ja kui ja meiega on ka liitunud Juhan Kunderi selts, ja et meil on võimalus siis nii Helena käest küsida, temal on võimalik meile midagi selgeks teha või meilt midagi küsida. Ja kui ma vähegi saan Facebookis kuidagi kaasa ühenduda, et me oleme et ka neid tekste lugeda või neid küsimusi, mis seal esitatakse, siis tingimata küsigi neid ka, ma proovin neid ka siis edasi anda. Nii et tere tulemast, Helena Metslang ja Juhan Kunderi selts. Tere, rõõm olla siin täna. Ma alustan kohe, Helena, sinu käest selle küsimusega, et kas meil oleks põhjust muret tunda eesti keele olukorra pärast, eesti keele tugevuse või eesti keele saatuse pärast, mis sa arvad? Selle teemale ma olen päris palju mõelnud ja olen ka teinud päris põhjaliku analüüsi eesti keele elujõu olukorrast, töötades Haridus- ja Teadusministeeriumis. Ja olen sellel teemal vestelnud päris paljude arvamusliidrite ja erinevate valdkondade juhtidega, nagu kõrghariduses ja kaubanduses või äris ja hariduses ja nii edasi. Üldiselt eesti keel on üks maailma kõige parema tervise juures olevaid keeli üldse, et kui maailmas on võib-olla erinevatel hinnangutel 6-7 tuhat keelt hetkel, et see arv väheneb kiiresti, et siis eesti keel on selle kõige ülemise 1% seas, et kui rikkalik see spekter on, mis valdkondades kõik eesti keelt kasutatakse ja mis kvaliteediga ja eriala terminoloogia, mis erialadel see kõik on olemas ja pidevas arendamises ja tegelikult see selgus ka viimasel Eesti Keele Instituudi arutelu seminaril või konverentsil, kus rääkis Urmas Paet Euroopa perspektiivist, et eesti keel ei ole mitte kunagi olnud nii heas seisus nagu täna, sest et kõik Euroopa juriidilised tekstid, aktid, kõik tõlgitakse kõigisse liikmeskeeltesse ja sellega käib kaasas pidev terminoloogia arendustöö ja meeletud tõlkimiseelarved ja et nii kirjalik kui suuline tõlge, et eesti keelt arendatakse väga palju. Et ainuke valdkond, mille üle tunnevad keeleinimesed muret, on see kõrgharidus ja teadus, et doktorantuur on väga suures osas juba ingliskeelne ja magistrantuur on minemas, et kas me laseme sellel minna või kas me laseme selle käest või mida teha, et ka teised keeled Euroopas tunnevad sellel samal teemal muret, et hollandlased, skandinaavlased ja nii edasi, et seal on päris palju meetmeid vastu võetud näiteks Skandinaavias ja toimuvad konverentsid ja keeleteadlaste ringid on pidevas arutelus ja jagavad kogemusi, et kuidas toetada seda inglise keele pealetulekut, et rahvusvahelistumine ja kvaliteet on vajalik, aga see ei pea olema vastuolus kohalike keelte arenguga. Mul on selline hüpotees on minu puhul natukene küll liiga uhke öelda, aga selline kuidagi arusaamine tekkinud, et kui ajaloos on ennegi siin mail tehtud doktoritöid
või teadustööd on tehtud küll vene keeles, küll saksa keeles, ka eestlaste poolt, mitte ainult vene teadlaste või saksa teadlaste või balti-saksa teadlaste poolt. Ja ometi ei ole see tähendanud eesti keele kadu. Tõsi, jah, sõnavara ja sellised muutused käivad sellega paratamatult kaasas. Et kas, mul on tunne, et ka praegune, võib-olla on natuke ketserlik seda öelda, aga et kui ka praegu kõik doktoritööd, ütleme siis mitte magistritööd, aga doktoritööd kirjutataks inglise keeles, et isegi see ei tähendaks minu arust meie keele kadu. Ma kuidagi ise üllatun, kui ma nii arvan, et mul on alati ka see natuke muret teinud, et kas tõesti ülikoolis me ei saa oma emakeelse terminoloogiaga siis enam oma teadustöid enam üldse teha. Et kuidas sulle tundub? Ma arvan, et ma peast ei oska öelda, kui suur osakaal doktoritööst praegu on inglise keeles, et see on kindlasti üle 90, et võib-olla 95 või ma ei kujuta ette, et humanitaarias on veel jäänud neid eestikeelseid ja et seda nõuet täidetakse hästi, et põhjalik kokkuvõte, kus on ka terminoloogia arendus, et see peab olema eesti keeles. Aga jah, et keeleinimesed kardavad seda ohtu, et kui doktorantuur on täiesti inglise keeles, siis sellele järgneb kiiresti magistrantuur ja võib-olla ka varsti gümnaasium. Et see on selline natukene võib-olla ohtlik koht, aga näiteks ma olen viimasel ajal palju Birute ja Klaas Langiga arutanud seda sama kõrghariduse keele ja rahvusvahelistumise küsimust ja tema on küll tajunud viimase 10 aastaga hoiakute suurt muutust ja ta on uurinud neid ka, näiteks välisõppejõud Tartu Ülikoolis on teinud küsitlusi nende seas, et see eesti keelt toetav hoiak on tohutult edasi arenenud viimase 10 aasta jooksul, et kui 10 aastat tagasi, kui keegi julges iitsatada eesti keele hoidmisest ja eesti keele toetamises kõrghariduses ja teaduses, siis suhtuti väga tagurlik, nagu 19. sajand oleks, et meil on vaja rahvusvahelistumist ja see rahvusvaheline teaduskonkurents on nii meeletu, et eesti keel jääb jalgu sellele, aga viimase 10 aastaga on hakatud palju rohkem tajuma seda missiooni rolli ka, mis ülikoolil ühiskonnas on ja kõigi parteide valimisplatvormides on eesti keele hoidmine sees ja vist ka koalitsioonilepingus ma hetkel ei mäleta nüüd järsku, aga et kõik tähtsustavad seda üha rohkem ja rahvusvaheliste välislektorite seas näiteks Tartu Ülikoolis on hästi kirju pilt, et on palju neid, kes õpivad eesti keelt ja väärtustavad seda ja on ka neid, kes arvavad, et see on ajast ja arust see kohaliku keele hoidmine. No tõenäoliselt võib olla üks põhjus ka see, et see automaattõlge on sedavõrd kvaliteetseks muutunud, et teineteisest arusaamine võib-olla või teksti ma ei tea, üdist arusaamine pole enam nii suur probleem, et me saame siis saame ka pöörata nagu finessidele juba tähelepanu, kuna põhiline arusaamine on juba tagatud automaattõlkega võib-olla. Ja, et sellel on tõesti suur lootus, et see päästab eesti keele, et hästi asi. Aga millest me siin mõned päevad tagasi rääkisime või arutasime, et mis mulle nagu natuke kõhedaks teeb mind või vastupidi, ütleme siis nii, et ei tee kõhedaks, vaid vastupidi, mis mind rõõmustab, on need inimesed, kes tahavad sellist nutikat ja rikast eesti keelt rääkida. Minu arust on see pööraselt kuidagi oluline ja võib läbi aegade või viimastel aastakümnetel on kõige parema näitena. Mul on selline mälestus on toodud Fred Jüssit, et hoolimata sellest, et ta ei räägi keelest, vaid ta räägib loodusest või inimese olemisest, tema keel on selge ja viimistletud ja küsimus ei ole selles, et keegi on teda õpetanud selleks, ma arvan,
vaid et ta tahab rääkida head emakeelt. Et ma tahaks veel paljusid inimesi siis avalikus ruumis, siis meedias ja sotsiaalmeedias tahaks hirmsasti samamoodi kiita, et eesti keel ei pea olema selline poolkantseliitlik ja et ta võib olla isikupärane ja nutikas ja värvikas ja hästi isikupärane võib olla see keel. Ma ise hirmsasti püüdlen sinna poole ja tunnen, et kui pikk maa on veel mul sinna minna, sest näiteks minu kõnekeeles või minu isegi intervjuudes tulevad sõnad nagu, kindlasti on üks, mida mulle on öeldud ja siis mõni sõna oli veel, mis mul on selliseks täielikuks parasiitsõnaks saanud, millest ma püüan lahti saada, et minu arust on nagu eesti keele nagu just. Selleks küsimuseks on see, kuidas me ise suhtume oma keelde, et küsimus ei ole keele ellu jäämises, vaid see, et kui rikast eesti keelt me ise tahame rääkida ja see ei ole küsimus keeleprogrammides, ma ei tea, keeleõpetuse tundidest või emakeele tundidest koolis või kirjanduse tundidest. Tõsi, kirjandust lugedes su keel rikastubki loomulikult. Ja kuna ma loen vähe, siis jääb ka mu keel on ka palju vaeseks jäänud, aga see suhtumine on minu arust see kõige olulisem. Mis sa arvad? Jah, ma olen nõus ja ma arvan, et mida rohkem eestlased on teadlikud oma keelekasutusest ja võtavad seda väärikuse ja uhkusega, et see on meie keel ja see on mõnus ja seda on mõnus ja lahe rääkida ja mängivad sellega ja saavad see lust ja mõnu sellest, et ma arvan, et see on kõige tähtsam, üks kõige tähtsamatest viisidest, kuidas eesti keele elujõudu hoida. Ja just see eestlaste, emakeelsete eestlaste endi suhtumine. Siin ma tahan lisada teise külje pealt ka seda, et keeleteaduses on ikka hästi levinud ka selline vaatenurk, et keeleteadlased kirjeldavad, mis keeles toimub, mis on loomulikud protsessid ja mis siin leida on, millised kontaktid on eesti keelt või mis iganes keelt mõjutanud ja kuidas toimub koodivahetus ehk et võtame teistest keeltest ühe sõna või mingi lause, et segame keeli. Et need on loomulikud protsessid kõigis maailma keeltes ja kontaktide puhul, et keeleteadlased ei võta väga seisukohta, et kas see on hea või halb. Aga loomulikult ka on keeleteadlasi, kes tegelevad selle standardkeele, et mis on standardkeel või kirjakeel selle normi arendamisega ja koolitavad riigiametnikke, ajakirjanikke ja nii edasi, et mis on ilus eesti keel ja mis on ilus eesti keele hääldus ja nii edasi. Aga näiteks mina olen selline keelevaldkonna inimene, kes tunneb rohkem huvi selle vastu, mis tegelikult toimub. Ja on ka keeleteadlasi ja väga tuntud ja mõjukaid, kes kasutavad meelega ingliskeelseid toorlaene, et oma keelt rikastada ja ei näe selles mingit ohtu eesti keelele, ma ka ei näe. Ja sageli on olnud ka näiteks 20. sajandil need reeglid, mida propageeritakse, et mis on ilus või kole eesti keel. Need, kes on need reeglid loonud, ei ole olnud piisavalt pädevad, et mõista keele loomulikke arenguid ja mis protsessid keele sees tegelikult toimuvad, et kuldnäide sellest on kellegile või kellelegi. Et rahvas räägib tegelikult vastavalt keele loomulikele seaduspäradele, et kuhu see kiik-liitik peab kuuluma, aga keeleteadlased ei olnud aru saanud sellest siis, kui see reegel kehtestati, et kuhu see peab loomulikult kuuluma, et kas kellegile või kellelegi. Ja neid näiteid on veel, et rahva sisemine tunnetus on vahel rohkem kooskõlas loomulike protsessidega. Ja siis on veel ka maitse asi, et mis kellelegi meeldib.
näiteks, et suulise keele uurimisrühm Tartu Ülikoolis, suuri doktoritöid on kaitstud teemal vää ja nii edasi, et kuidas, mis roll on sõnal vää võrreldes sõnaga või seal küsilause lõpus, et tegelikult neil on väga tähtsad lingvistilised rollid, kui vaadata keelesüsteemi, aga see nõuab väga täpset teadmist ja uuringuid suurte andmemahtude peal. Ma olen ka seda varem öelnud, et minu pere kogemus või minu lapsepõlve kogemus oli, et kui me eriti just isaga taksosse istusime, see peab olema siis aastal 1965 umbes või 6 või 7 umbes niimoodi, ja oli Vene taksojuht Tallinnas, et siis mu isa läks väga kiiresti vene keelele üle. Ja mul on tunne, et me sel teemal ei rääkinud, aga ta nautis seda. Minu meelest talle meeldis, kui ta sai olla viisakas või kuidagi, ja see ei olnud nagu pugemine võimukeele või nõukogude vene võimule pugemine, vaid see oli just nagu keele mõnu, et ma parem räägin sinuga, mulle meeldib rääkida sinuga sinu keeles. Aga samas ma olen ka sellest varem öelnud, et minu arust on eestlastel võib-olla olnud, võib-olla see nüüd muutub, see probleem, et ta läheb teisele keelele, kas inglasega või inglise keelt oskava inimesega inglise keelele üle, sellepärast, et ta ei pruugi taluda seda meeletut aktsenti. Ma ei tea, kas selles väites on mingit loogikat, et kui inglased näiteks inglise keelt emakeelena rääkiva inimese kõrvu kostab india inglise keel või afrikaani või kuskilt, kust tont teab. Et siis nemad on sellega harjunud, aga meie justkui kipume oma keele puhtust hoidma sellega, et läheme teisele keelele üle, mitte küll oma kogu suhtluses. See ei tähenda teisele keelele üleminekut, aga konkreetses vestluses, konkreetse kodanikuga me kipume minema teisele keelele. Ma ei tea, kas see veel kehtib praegu, see on muutumas. Ja ma olen ise ka täpselt selle sama teema peale palju mõelnud ja alguses ma oletasin, ma arvan ekslikult, et kas see on mingi rahvuslik alaväärsuskompleks, et nagu eesti keele oleks see väärt, et seda õppida. Aga Birute Klaas on ka seda uurinud ja tema näiteks ei ole mingit kinnitust leidnud sellisele hüpoteesile ja tema pakub, et põhjuseks on eestlaste viisakusstrateegia, et tulla vastu ja kui teine väga higistab ja näeb vaeva sõnade otsimisega ja ei suuda nii sujuvalt lauseid moodustada, siis eestlane kohe tõttab kiiresti appi, et ei talu, et teine peab kannatama ja vaeva nägema ja higistama. Ja näiteks ise ma olen inimene, kes ju valutab südant eesti keele elujõu pärast ja siis ma olen väga teadlikult püüdnud näiteks taksojuhtide või poemüüjatega rääkida aeglast ja rahulikku eesti keelt. Aga see on nõudnud mul suurt eneseületamist ja minu jaoks on see küll, ma arvan, see viisakusstrateegia. Ja et mind ei häiri need vead, aga ma arvan, et paljusid eestlasi häirivad tõepoolest need vead, et kas Peeter mängib palli või Peeter mängib palli või et see tahaks siis kohe parandama hakata. Ja öeldakse, et eestlastel on osadel nagu vähe tolerantsi selle teiste keeleõppijate vigade suhtes. Võib-olla ka sellepärast on see muutumas praegu esiteks, et erinevaid kultuure on Eestimaal viimasel ajal või viimastel aastakümnetel ikkagi tunduvalt rohkem kui näiteks sellest aastast rääkides, mida ma mainisin, aga võib-olla on ka küsimus selles, et ma toon selle näite, et kui sotsiaalmeedias ei ole enam, kui minnakse vaidlema millegi üle, mina olen seda nüüd korduvalt näinud, et kui enam millegi üle vaielda ei ole, kui ollakse
täiesti risti vastupidisel seisukohtadel ikka veel keegi midagi ütleb, siis hakatakse närima eesti keele kallal. Et see on üks kummaline nähtus, et kas me oma emakeele oleme nii, no mis seisu me oleme emakeele pannud, et see on nagu viimane võimalus veel näidata teise rumalust, et näed, sa ei oska eesti keeles kirjutada või et mulle see kuidagi ei sobi, selline suhtumine, et vene keeles on selline anekdoot sellega, et üks pätt tuleb suitsu küsima, et anna suitsu, et saaks nagu natuke tüli norida, teine annabki suitsu ja siis anna tikku. Annab tikku ka ja siis lõpuks ei oska muud, siis lööb teisele vastu nägu ja ütleb, et noh, miks sul mütsi peas ei ole, et see minu arust see eesti keele mitteoskamine on just nagu see, et see mütsi midagi muud enam pole öelda, siis põrutame keelega või et eesti keel on muutunud et see võib muutuda malakaks, ütleme niimoodi. Ja inimesed on nii kirglikud keele küsimuste suhtes ja näiteks ükskord mäletan, ma olin Eesti terminoloogiaühingu koosolekul, kus olid kõik erinevate erialade inimesed koos ja arutasid terminoloogia küsimusi ja ma mäletan, mis valdkonna terminoloogiat arutati ja see oli nii tuline vaidlus. Kõik olid väga vihased, et inimesed vihastavad õudselt palju keele küsimust üle ja üldiselt need keele, et see on nagu selline poliitiline laias mõttes. Aga ja kõik need keeleasjad, need tegelikult seal alla midagi palju laiemat, et keel on see fassaad ja võib-olla see tööriist, mille järgi haaratakse, kui midagi muud võtta ei ole, aga et kõik need eneseväärikused ja lugupidav suhtumine endasse ja ennast ümbritsevatesse inimestesse, et see keel on ainult see pinnavirvendus seal, et seal on palju muudki. Just, ma veel, miks ma mõtlesin, et võib-olla inimesed on leplikumad muutumas leplikumaks järjest selle natukene võib-olla valesti räägitud eesti keele suhtes, et seni kuni see vale keel tuli selle kultuuri poolt, mida me pidasime endast madalamaks või vähem arenenumaks. Et see võib inimesiti ju erinev olla, aga kui nüüd Inglise lord näiteks, kes siin Tartus elab ja pursib kõigest jõust või mis pursib, näed, hinnang on juba antud, aga räägib kõigest hingest eesti keelt, et siis sellega see võib-olla lepitab rohkem, et isegi Inglise kõrgaadlik üritab rääkida eesti keelt. Aga selle juures mul on veel üks aspekt selle eesti keele juures, et olen ka sellest varem proovinud rääkida või aeg-ajalt nii-öelda selle kohta sõna võtnud siin ja seal, et kas inimene, kes eesti keelt ei räägi, ei saa olla eestlane? Või selleks, et olla eestlane, kas sa pead oskama eesti keelt või kui palju sa pead oskama eesti keelt või piisab ka sellest, kui sa tahad rääkida eesti keelt või sa alles õpid eesti keelt, et kõik minu arust ikkagi 100 vähemalt on eestlane identifitseerinud mitte mingite muude kultuurinähtuste kaudu eestlasena, kuivõrd just keele kaudu. Nii välja rännanud Ameerikasse, välja rännanud inimesed Kanadasse, Soome. Et mul on tunne, et me teeme eestlusele, mul isiklik tunne on selline, et me teeme natuke karuteene sellega oma eestlusele, et me kõik riputame selle püha eesti keele kaela ja oleme tast teinud nii sellise pühaduse, et kukume sinna alla, upume ise ära või jah, see variseb meile peale, ta on nii suur ja tähtis ja kui me ei oska ise, siis loeme oma eesti keelt näiteks või mingis ajalehe väljaandes, kus pole parajasti toimetajat või arvamuslugu on toimetamata ja siis me nõuame kõigilt
et oleme eestlased ja räägime keelt ja siis me ise kirjutame ja räägime teda vaat hoopis teistmoodi. Mis sa arvad? Ja et üks asi, mis mina olen tajunud, et üldiselt Eesti inimeste ja kõigi teiste keelte kõnelejate teadlikkus keelest on madal ja sageli me isegi näiteks, et kellel on hea võõrkeeleoskus, me ei pane tähele, mis keeles ma nüüd rääkisingi. Ja näiteks oli ka mingi Taani uuring sellest kõrghariduskeelest, et see lektor ei mäleta ise ka, mis keelest ta tudengitega rääkis, et see on nii automaatne. Aga nii nagu professor Veidemann mulle Tartu Ülikoolis rääkis, kui ma seal õppisin filoloogiat, et rahvus on kokkuleppe küsimus ja iga rahvas lepib ise kokku, et mis kriteeriumite alusel ta defineerib, et kes sinna kuulub ja mina usun kindlalt, et tuleb valida need kriteeriumid, mis meie jaoks töötavad, et need peaksid olema need eestlase kriteeriumid, et millest meie kõige rohkem kasu saame. Aga sinu jaoks keel on seal kõige tipus või kus? Minu jaoks on väärtused ja hoiakud tähtsamad, aga keel on ka oluline, sest siis on ta osa sellest kultuuriruumist ja on kursis, mis siin arutatakse ja mõeldakse. Kui proovida nüüd kokku võtta see tänane teema, et eesti keele elujõud, sa alguses ütlesid, et me oleme et eesti keel on praegu oma parimates seisudes läbi aegade või ühes parimatest seisudest. Mida sa näeksid, et oleks võimalik veel paremini teha selle oma emakeelega? Üks asi, mida ma pean oluliseks, on teadlikkus. Et minu meelest me võiksime selliseid arutelusid nagu see siin täna pidada palju rohkem. Ja see, et selline rahvusvahelistumise plahvatus on toimunud näiteks eriti võib-olla veel viimase 10-20 aasta jooksul, et see kindlasti aitab teadlikkuse tõusule kaasa. Aga ma arvan, et sellest saab sündida väga palju head, kui selliseid filosoofilisi arutelusid pidada erinevates valdkondades. Et see teadlikkus, et näiteks, et lapsevanemad, et mis keeles videoid ma YouTube'ist oma lapsele otsin või ja see, et näiteks, et ma ei keele lapsele ära, aga inglise keeles multikaid vaadata või mõnes ükskõik mis keeles, aga ma arutan seda lapsega. Jah, et hästi palju arutelusid ja näiteks ka keeletehnoloogia osas, et hästi palju on loodud head keeletehnoloogiat eesti keele, väga tõsine teadustöö on seal taga ja arendustöö ja et me kõik kasutaksime seda rohkem. Et me ei suhtu niimoodi, et see eestikeelne Microsoft Office mõjub mulle ebaloomulikult, et ma korra vaatasin, seal menüüs oli üks naljakas sõna, siis ma enam kunagi ei kasuta seda, et me võiksime kasutada. Ja ka see eestikeelne terminoloogia, et meil võiks olla see teadlikkust, et me võib-olla prooviks natuke rohkem selle näiteks oma eriala terminoloogiaga kursis olla, mis on eesti keeles, et kui mulle üks sõna tundub naljakas, siis ei pea see kõike aknast välja lennutama, et tasub uurida ja proovida ja olla kannatlik võib-olla. Ja kui leiad sellise imeliku termini, siis on kindlasti leiad selle e-posti aadressi, kuhu saata oma ja parem variant, kui see tundub imelik. Ma olen väga nõus sellega, et tegelikult ikkagi ega hoiak emakeele suhtes ei tule. See kaude tuleb loomulikult avalikust ruumist, ühiskonnast, aga eelkõige tuleb kodust ja et ei saa, kahjuks ei ole võimalik emakeele õpetajalt ega kelleltki nõuda, et pange et väärikat eesti keelt rääkima, et see eeskuju saab ainult kodust ja sõpradelt ja sellisest kodusest meeleolust ja kodustest hoiakutest ja väärikusest tulla. Ma saan aru, et Helena, et sul on järgmine kokkusaamine tulemas, et võib-olla me peaksime selle kuidagi kokku võtma.
ütle midagi veel lõpetuseks eesti keele toeks. Kuna emakeelepäev on, kusjuures see ei ole ainult eesti keelepäev, see on emakeelepäev. Me võiksime tähistada seda paljude keeltega, seda emakeelepäeva tegelikult esmaspäeval. Ja, et soovin kõigile palju keelemõnu ja lõbu ja nalja eesti keeles ja võib-olla lugege mõnda eestikeelset luuletust ja kuulake laulu, et pange tähele kogu seda rikkalikkust, mis meie keeles tegelikult kõik olemas on. Aitäh sulle, Helena. Ja aitäh. Aja asja edasi. Aitäh. Ja nüüd meil järgmised külalised on Juhan Kunderi selts, Janne Pärlin on meil seal ja kes meil seal kõik veel on. Tervist. Tere, et ja Juhan Kunderi selts on siin ja tegelikult minuga koos on Maia Simkin, kes on siis seltsi juhatuse esinaine juba aastaid ja tema teadmiste pagas ja tarkus on palju suurem kui minu oma. Et mina olen täna siin tehnilise toena ka kaasas. Meil on valmis pandud ka üks muusikapala, kas me alustame sellega või me lõpetame sellega meie vestluse? Mis te arvate? Seda võiks pigem praegu panna just selle ilusa eesti keele kuulamiseks, et selles laulus on väga ilusad eestikeelsed sõnad ja siis saab siit poolt edasi minna selle ilusa eesti keelega. Niisiis. Maailma saada hüüan kui siin pilve piirilt alla vaata üle õitsva Eestimaa. Rõõmu laule siis maailma saada, hüüan pikse häälega. Rõõmu laule siis maailma saada, hüüan pikse häälega. Hüüan pikse häälega. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Kullalainel valendavad välja järved hõbete haavad. Kaugel kõrged kuusemetsad halja, kõue kombel kohavad. Kaugel kõrgel kuusemetsad halja, kõue kombel kohavad. Kõue kombel kohavad, siin on ilus elada. Siin on ilus elada. Nõõnõlvalt julgel jooksul jõgi, joaks paisub rinnakul. Taeva äärel mürab merelagi, kostab lainte koorilaul. Taeva äärel mürab merelagi, kostab lainte koorilaul. Kostab lainte koorilaul. Siin on ilus elada, siin on ilus elada. Siin on enne suurem sugu elanud, rõõmsam rahvas häälitsen. Siin on võidulaulu viisid kõlanud, kanged mehed keelitsen. Siin on võidulaulu viisid kõlanud, kanged mehed keelitsen. Kanged mehed keelitsen. Siin on ilus elada.
Niimoodi laulab siis üks vägev Rakvere mees Kunderi seltsi Kunderi rahvakooli esimesel korrusel. Me jagame juhuslikult selle vägeva mehega ühte maja ja 170 aastat tagasi sündis täpselt samasugune kange mees, sündis küll Viljandis või Viljandimaal, aga tegelikult oma kõige niisugused viljakamad tööaastad veetis Rakveres. Olles siin siis koolijuhataja, õpetaja, ühiskonnategelane, linnavolikogu liige, vist isegi lühikest aega või vähemalt üritas olla ka koorijuht. Nii et laulmisega oli ka Juhan Kunder seotud, aga mis põhiline oli ikkagi rahvapärimuste koguja, muinasjuttude kirjutaja ja ka laulusõnade kirjutaja, sest see laul, mida Bonzo praegu laulis, ongi Juhan Kunderi sõnadega. Nii et meil siin ikka sellised suured tugevad mehed iga natukese aja tagant ühte sama asja ajavad. Aga Juhan Kunderi selts tähistab sel aastal koos Kunderiga siis kokku liidetuna 200. aastapäeva, selts 30, Juhan Kunder 170 ja nüüd siin emakeelepäeva valguses ma tegelikult mõtlesin, et millest siis rääkida ilusast emakeelest selles kontekstis, mis puudutab loodust, taimi ja kõike seda sõnavaralist rikkust, mida Juhan Kunder on toonud eesti keelde. Kui Kunder oli elementaarkoolis õpetaja, võttis ta poisid sappa ja läks üles Rakvere Vallimäele, istus seal maha, näitas kive, rääkis, kuidas samblikud kivi peale tekivad, lasi neid samblikke puudutada, tõstis kivi üles, keeras teistpidi ja näitas seda, mis toimub kivi all, kes seal elavad, kuidas neid nimetatakse ja ütleme nii, et Juhan Kunder oli tegelikult õuesõppe looja. Et tema tunnid toimusid sageli juttude või ülesmärkimiste järgi siis õues. Aga mina tahaksin nüüd, kui Annel selle jutu juurde rohkem lisada ei ole või kohe mingit arutelu küsimust ei tule, siis ma läheksin edasi ühe slaidiprogrammiga nende just taimede, lilltaimede nimetustega, kelle ristiisa on siis Juhan Kunder. Kui Kunder andis loodusõpetuse tunde, siis teda häiris see, et lillede nimetused olid sageli saksa keeles, soome keeles ja loomulikult ladina keeles. Aga õpilastele tahtis Juhan Kunder ikkagi anda edasi neid nimesid eesti keeles ja selle tõttu korjates siis rahvajutte inimeste käest, loomulikult kuulas ta kõrvad kikkis ka, kuidas inimesed nimetavad ühte või teist taime. Ja siin siis esimestel slaididel veel pilt Juhan Kunderist ja siis tema eluaastat, mis siis tema sünniaastapäeva tähistame siis 26. detsembril sel aastal, kui täitub 170 aastat. Juhan Kunder kirjutas õpikud peamiselt kasutamiseks õpetajatele, kus ta väga põhjalikult kirjutas siis just eestikeelseid nimesid nii loomadele, taimedele, kividele,
kui ka siis andis veel välja Maakera elu ja olu, ühe sellise õpiku ja kui Janne nüüd praegu korraks selle slaidiprogrammi eest ära võtab, siis mina panen kätte valged kindad, sest meie kätte on usaldatud Rakvere muuseumist Juhan Kunderi kirjutatud Taimede riik, mis oli välja antud siis 1882, kus siis, ja vaadake selle raamatu paksust, see oli päris õhukene raamat, aga see on väga põhjalikult täis kirjutatud eestikeelseid taimede nimetusi. No loomulikult on ladinakeelne vaste ka olemas, aga taimede nimed on juba päris eesti keeles ja sageli juhtus siis niimoodi, et Juhan Kunder ka kirjeldab seda, et miks üks või teine taimenimi rahvasuust kogutuna ei ole kõige parem. Ja kui me siin seda slaidiprogrammi vaatame, siis kõigepealt harilik mailane oli Juhan Kunderi toodud nimi ja rahvasuust oli ta saanud siis selle nime mailane, aga miks siis mailane, ta alati põhjendas ka oma nime valikul, et see nimi pidi olema tulnud siis kas selle taime iseloomust või mingisugusest õie või lehe kujust või sellest, kuidas teda nagu kasutada saab, sellepärast et eriti ju vanal ajal olid taimed kõik väga tihti kasutatavad. Ja mailase nimi tuleb siis sellest, et mailasega raviti neid haigusi, mida inimene sai maast. Ehk siis maast tulnud haiguste ravimiseks nagu erinevad närvipõletikud, külmetushaigused, mida inimene võis saada, kui ta maa peal istus näiteks. Kunderi meelest kõige kaunim mailane on kassisaba. Tänapäeval on ta saanud veel teaduslikuma nimetuse pikalehine mailane, aga loomulikult olid siis need mailased, kelle õisikud kujutasid või meenutasid kasside sabasid. Järgmine vahva taim saanud, kelle ristiisa on päriselt eestikeelse nime ristiisa on Juhan Kunder, sest selle nimetuse võttis Juhan Kunder üle soome keelest, kus siis taolise lille nimi oli kullero. Ja nimi ise kullerkupp tulenebki siis sellest tema kupukujulisest õiest. Ja siia järgi siis mõningaid liike erinevatest kullerkuppudest, Aasia kullerkupp, hariliku kullerkupu lahti minev sort, siis jällegi Kunder ristiisaks sellisele taimenimele kui kivirik. Ja kiviriku nimetus tuleb siis ka soome keelest ja loomulikult sõna kivi ise seal sees juba ütleb, et tegemist on siis kivistel pindadel, tänapäeval siis kiviktaimlates kasvava taimega ja oma nime siis on ta ka saanud sellisest kivisest aluspinnast, mille peal ta kasvada armastab. Ja siin veel erinevaid kivirikkude liike, aarenskivirik, murujas kivirik, muskuskivirik. Ja järgmine, üldse Kunderil olid nagu suured lemmikud tulikalised ja tulikalised on kõik teatavasti ka veidikene või rohkem või vähem mürgised, aga tulikalisi on ta väga palju nimetanud ja üheks selliseks kõige tuntumaks tulikaliseks on ülane.
ja ülane oli rahvasuus hoopiski kasutusel sellise kauni eestikeelse nimega nagu tuulekannike. Minu meelest see nimi kõlab üliilusasti, aga Juhan Kunderile see nimi ei meeldinud, sellepärast et õis ei meenutanud sugugi kannikese õiekuju ja selle tõttu pani ta siis selle lille nimeks hoopiski ülane. Pole teada, miks just ülane. Seda ei ole raamatus kirjutatud, aga küllap on ka sellel mingi põhjus ja kollast ülast nimetas Juhan Kunder oma Taimede riigi raamatus külmalilleks. Ilmselt see on jällegi siis rahvasuust korjatud varakevadise ilusa õitseja nimetus. Siin veel natukene ülase liike. Karukell, jällegi ilus eestikeelne nimetus, rahvapärane nimetus, kogutud ja taimede riiki sisse kirjutatud ja karukell on oma nime siis saanud sellest, et ta on selline karvane, talle tuleb pärast õitsemist otsa ka selline karvane seemnetutt ja selle kelluka suurus viitab siis karu suurusele. Rahvakeeli nimetati karukella ka kurja elaja juureks, eks vanad eestlased ka karu pelgasid ja kuna siis osades kohtades kutsuti seda karukellaks, et siis Kunder arvas ka, et see kurja elaja juur on natukene liiga karm nimi. Et karukell on palju ilusam. Tähthein on jällegi saanud oma nime selle järgi, et tema õied on kui väikesed tähekesed ja paistavad siis oma rohelise lehestiku vahelt tähtede kombel välja, et siin siis metstähthein. Taas siis tegemist rahvapärase nimetusega, mis jälle kogutud Juhan Kunderi poolt. Kõigile tuntud vesihein, samamoodi tähthein ja kui me vaatame vesiheina õisi, siis need ongi nagu pisikesed taevatähed lehtede vahel. Oras tähthein. Kanapoole. Kõigile tuntud taim niisketes võsades ja metsaalustes, üsna invasiivne ja läheb tõtlikult laiali. Ilus kevadel õitsev, kuid väga mürgine tulikaline. Rahvasuust tulnud, tal on ka mitmesuguseid muid nimetusi nagu kanakoolja või kanakoole ja tõenäoliselt siis on see taim saanud oma nime sellest, et kui kanad seda mürgist taime sõid, siis nende tervis ei pidanud sellele lauapealsele vastu ja nii mõnigi pidi oma elu jätma tänu selle taime söömisele. Konnakapsas ehk varsakabi on jällegi Kunderi poolt kogutud pärimuslik taimenimi. Lõuna-Eestis nimetati varsakapja konnakapsaks, sellepärast et tal olid sellised suured mütakad lehed suvi läbi ja ta meenutas rohkem nagu kapsast, aga Põhja-Eestis siis varsakabi, sest lehe kuju on varsakabja kujuline ja kui kevadel vars kabjaga vastu maad lõi, siis paiskus süledaite viisi kollast kulda kapjade alt. Siin siis see kabjakujuline taim, kabjakujuliste lehtedega taim. Sinilill, kõigile tuntud kevadine õitseja, taas tulikaline ja nime talle siis omistanud Juhan Kunder. Sinilillel on veel palju nimesid, maksalill ja külmaalune. Maksalill sellepärast, et tema lehed on maksakujulised ja külmaalune sellepärast, et tema
õitsemine on kohe peale suurte külmade möödumist ja ta on üks esimesi kevadlilli metsa all. Osad nimed, mida Johan Kunder selles Taimede riigi raamatus, mida ma ennist näitasin, on taimedele omistanud, on natukene segadusse ajanud, sellepärast et näiteks punahein Kunderi raamatus tunneme me tänapäeval hoopiski nõmmliivatee nime all ja nutuhein on rukkilill. Härjapea on tänapäeval ristikheina nime kandev taim ja hernesõied on liblikõielised. Loomulikult on selles raamatus veel palju rohkem taimede nimetusi ja kõik ei ole seal kindlasti Kunderi kogutud, aga ta on need enda raamatusse pannud ja nende nimede kohandamisel eestikeelsesse loodusõpetuse raamatusse pidas Kunder aru ka keeleteadlase Mihkel Veskega, kes siis kas maha laitis või heaks kiitis nende nimede sobivuse õpikusse. Ja mina tänan kuulamast seda pisitillukest ettekannet ja me siit Kunderi seltsi poolt soovime kõikidele kuulajatele imeilusat leinikeste, külmaaluste, ristrabanduse rohtude, tuulekannikeste, põõsasnupukeste, urjaelaja juurte, lumme kasvajate, emarohtude, veritelgede, nälgheinte, jürilillede, konnarehade ja jaanipunade õitsemise aega. Ja ärgem siis niitkem neid maha. Suur tänu, aga ma söandan siiski natuke juurde küsida. Kas see, et bioloogia haridusega, ma ei teagi tegelikult, mis haridus teil täpselt on Johan Kunderi seltsi esimees on, kas see on juhus või tõi teid seltsi juurde just seesama, kuidas ma ütlen, eestikeelsete taimenimetuste esmanimetaja roll Kunderi poolt? Mina ei ole üldse bioloogia haridusega, ma ei ole üldse bioloog, aga meil on seltsi eakamad liikmed ja nende hulgas on ka biolooge ja päris tugevaid loodusega seotud inimesi. Osad nendest on juba lahkunud meie hulgast ja osad oma ea pärast lihtsalt ei söanda videokoosolekutel olla. Millegi pärast isegi meiega koos mitte. Aga minu haridus, kui küsida, on hoopiski pedagoog, hoopiski kunstiõpetaja. Selle tõttu sattusin ma õppima Räpinasse maastikuehitust veel üsna üle keskealisena ja loomulikult kõik need taimed on ju kõik tugevalt, eriti praegusel ajal ka maastikuehitusega seotud, aga jah, need taimed on minu juurde isiklikult tulnud tõesti läbi Kunderi seltsi ja läbi Kunderi, et ma ei teaks ka õppides maastikuehitust, ma ei teaks neid ilusaid tuulekellade ja külmakannikeste ja selliseid nimetusi ma kindlasti ei teaks. Janne võib-olla täiendab. No, mis siin täiendada, et see ongi nagu niivõrd huvitav, et Maia tõi sinna ka erinevate selliste kultuurliikide pilte juurde, sellepärast et tänu Maiale on meil väga aktiivne aiakujunduse ja taimeseade kursuste teema meie rahvakoolis. Et see on meie suur pluss. Ja tõesti, minu jaoks oli ka väga suur üllatus see, kui Maia ühel päeval, see oli mõned aastad tagasi, ütles, et kas sa tead, et Johan Kunder pani nendele just kevadistele lilledele rohkem pani neid eestikeelseid nimesid, et see oli nagu, sa ei mõtle kunagi selle peale, et keegi ju pidi panema selle eestikeelse nime millelegi ja tuleb välja, et härra Johan Kunder oli see, kes nimetas just ka minu neid lemmiklilli, mis on ka kevadised lilled. Täna Maiat kuulates tekkis minul hoopis selline mõte, et Johan Kunder armastas kevadet. Karikakrale ta pole nime pannud.
noh, meie teada. Jah, et kus ma tean, ega ma ei teagi, aga seda pole nagu läbi jooksnud niimoodi, et rohkem räägitakse nendest kevadistest lilledest, et ju see mees teadis, kui ilus on Rakvere tammik. Meie omakorda teame Juhan Kunderit ju rohkem kui kirjanikku või näitekirjanikku ja siis ka muinasjuttude loojat. Mõtlen, et kas nende taimenimedega või sellise taimendusega, kui nii tohib öelda, on ka mõni tema muinasjutt seotud. Ma eeldaks, et see võib nii olla. Kusjuures pigem ütlen, et ei, sest me avaldasime eelmisel aastal ühe osa Kunderi kogutud rahvajuttudest, Juku muinasjutud esimene osa, ja nüüd pigem sellel aastal avaldame siis teise osa, mis on siis, me nimetame õudusjuttudeks, et ega seal ilusat lille ja liblikat küll läbi ei jookse, kui aus olla. Et pigem on küll loodusnähtuste kohta nagu virmalised, et seda ta on kogunud neid jutte, aga jah, sellist taimede teemat küll ei ole nendes juttudes. Ja ega jah, et meie jaoks jah, ja see näidendi teema, kui näidendist juttu tuli, kui tohib reklaamipausi teha, tohib, eks ole, siis me oleme väga tänulikud, et me oleme saanud peale rahastuse ja kuna siis me tõesti nimetame Kunderi aasta 200 seda aastat enda seltsis, siis teisel poolaastal kindlasti esietendub Juhan Kunderi lühinäidend, selles mõttes, et Juhan Kunderist lühinäidend. Nii et kui see aeg on küps, küll me siis teid kutsume ja jagame, et ka endal on põnev vaadata, sest see on miksitud eile ja täna. Et see võib olla päris põnev. Ma väga tänan või ma arvan vaatajad, kes praegu võib-olla vähem otse vaatavad, aga need, kes järele vaatavad, et oleme väga tänulikud selle teie väga kevadise, lillelise ja kevadise ettekande eest ja tegelikult oleks väga tore, kui teil on valmimas näiteks ettekanne tõesti Juhan Kunderi muinasjuttudest, ma mõtlen väljaanne niikuinii, see võiks kuskilt meie kaudu või kultuuriseltside kaudu ka nagu jälle, minu eesti keel. Mul on 2 eelmise ettekandega seoses 2 parasiitsõna nagu ja teine on nii-öelda. Nendega mina võitlen praegu, aga kui on võimalik neid meie kaudu äkki osta inimestel, neid Kunderi muinasjutte oleks tore, aga võiks ka selline veebi ettekanne olla nendest tema kogutud muinasjuttudest. Kui teil on mõni inimene, kes sellega on teie seltsis tegelenud, on sellise ettekande teinud? Meil kindlasti on inimesi, kes on palju rohkem pühendunud veel olnud just sellesse Kunderi teemasse ja loomulikult on tuntud Rakvere ajaloolane, pikaaegne muuseumitöötaja Odett Kirss, kes on väga põhjalikult tegelikult Kunderi elu uurinud ja meil on läbi aastate antud ka välja ju Kunderi seltsi sellised ta ei ole nagu päris trükised, jah, ta ei ole päris raamat, nad ei ole paksukaanelised, aga need on trükised, kus osa on siis nagu seltsielu kajastav, aga osa on siis jällegi midagi uut ja põnevat, mida ajaloolased on Juhan Kunderi kohta suutnud välja uurida. Ja tegelikult on Kunder ikkagi selline üllatusi täis mees, sellepärast, et kui mõelda, et ta elas 35-aastaseks, 35-aastaseks ja 35-aastaseks ja ta jõudis teha nii palju. Ta jõudis olla ühiskonnategelane, kirjanik, luuletaja, õpetaja ja mis iganes veel, eks ole, et ta oli nagu mitmel rindel ja Mihkel Veskele ta kirjutas ühes oma kirjas,
et miks ta, võib-olla Mihkel Veske enne küsis, et mis sa nüüd rabeled igal pool, eks ole, nii palju või et kas sa pead igal pool olema ninapidi sees ja kõike korraldama ja organiseerima, siis Mihkel Veskele kirjutas Juhan Kunder, et leige pole mina iialgi olnud ja ei salli ühtegi leiget meest. Nii et Kunder on selline ajaloost krutsket täis mees, kelle nimel 30 aastat tagasi hunt Rakvere linna selliseid ärksamaid kultuuriharidus-tegelasi meil seltsi ja see selts tegelikult hoiab neid Kunderi ideid, mõtteid ja mälestusi ja püüab neid jõudumööda anda edasi järgmistele põlvedele, et need asjad unustuse hõlma ei vajuks. Nii et idee, et ka kultuuriseltside ühenduse kaudu näiteks müüa neid Kunderi vähem tuntud muinasjutte on muidugi väga hea mõte. Jah, suur tänu.